hommikust ja head ettevõtluspäeva. Ja mina olen Gea Otsa Maksu- ja Tolliameti kommunikatsiooniosakonna juhataja ja minuga on täna Kaili Veiksaar, kes on Maksu- ja Tolliameti maksukäitumise hinnangute teenusejuht. Rõõm olla Tallinna ettevõtluspäeva otsestuudios. Tere, Kaili! Tere! Rõõm taas siin olla. Ja täna me räägimegi Maksu- ja Tolliameti täitsa uuest teenusest, mis on mõeldud ettevõtjatele abiks ja mille nimi siis ongi maksukäitumise hinnangud. Aga vaatame kõigepealt alustuseks lühikesest videost, et mida see teenus endast üldse kujutab. Tema on Jaan. Teda oodatakse ärikohtumisele. Aga kuna Jaan ei ole oma maksuasjadel korralikult silma peal hoidnud, jätab ta ebausaldusväärse mulje nii Maksu- ja Tolliametile kui tehingupartnerile. Maksu- ja Tolliamet peegeldab ettevõtetele nende maksukäitumise hinnanguid. Ja kui Jaan seda infot kasutades oma maksuasjad korda ajab, siis suurendab ta oma usaldusväärsust nii Maksu- ja Tolliameti kui tehingupartneri silmis. Veendu, et sinu maksuasjad on korras. Ole usaldusväärne tehingupartner ja tutvu teenusega Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Nii, Kaili, aga ole hea. Palun räägi lühidalt, et milles see e-teenus siis siiski täpsemalt seisneb ja kuidas ta ettevõtjat aitab? Maksukäitumise hinnangud on selline uus innovatiivne teenus, mis annab ettevõtjale tagasisidet, kuidas siis EMTA teda näeb. Ja tõepoolest, et see teenus siis aitab maksuasjad korras hoida. Kasutame hästi lihtsat valgusfoori meetodit, nii et kui ettevõtja seda teenust e-EMTA-st vaatab, siis on kohe aru saada, kas ta on rohelises, kollases või punases. Ja tagasisidet siis anname circa 135 000 ettevõttele. Teenus on mõeldud siis peamiselt äriühingutele, nii käibemaksukohuslasest äriühingutele, mitte käibemaksukohuslasest äriühingutele ja ka käibemaksukohuslasest FIE-dele. Ja selle teenusega siis kutsume kõiki vaatama, kuidas oma maksuasjad korda teha, et annamegi seal teenuses ka siis täpsemaid juhiseid. Et nagu ma aru saan, siis see teenus võimaldab ettevõtjal näha, et kuidas Maksu- ja Tolliamet teda näeb, et kuidas ta paistab maksuhaldurile. Täpselt nii. Ehk et tegelikult on tegu virtuaalse maksuaudiitoriga. Ahaa. Aga enne kui me täpsemalt hakkame rääkima, et kuidas need hinnangud tekivad, et tegelikult seal uues teenuses on üks oluline osa veel, et avalikud andmed, mida praegu on võimalik vaadata nii enda kui teiste ettevõtete kohta, on praegu erinevates andmebaasides laiali ja päris tükk aega võtab, et need nagu üles otsida, siis nüüd praegu need on toodud ka kõik mugavasti sinna samasse teenusesse kokku. Täpselt nii, et selleks, et ettevõtete avalikke andmeid vaadata, ei pea isegi e-EMTA-sse sisse logima, vaid see info on kõik meile kättesaadav emta.ee avalike andmete päringu alt. Ja tõepoolest, sinna on siis koondatud päris palju ettevõtte üldandmeid, alates äriregistri koodist, KMKR numbrist, kuni siis ka kvartaalsete käiveteni välja. Lisaks siis kuvame maksu, aktsiisi ja tollilubade andmeid, majandustegevusregistri load ja ettevõtte eluloo andmed. Et neid siis saate vaadata tõepoolest ilma isegi teenusesse sisse logimata nii enda kui kõikide äripartnerite kohta. Nii et äripartneri taustakontrolli tegemine on läinud tänu sellele uuele teenusele ka lihtsamaks kõigile. Täpselt nii, et enam ei pea võtma erinevaid päringuid, vaatama, mis on tema käive, töötajate arv, tasutud maksud, näiteks eraldi päringu alt ja võlga eraldi päringu alt vaatama, vaid see kõik on nüüd avalike andmete päringust kättesaadav. Ja lisaks saab ettevõtja ennast avalike andmete põhjal siiski ka ju võrrelda. Ja, aga selleks ta peab siis tõepoolest sisse logima teenusesse ja siis on tal juba seal tegelikult ka loodud vaikimisi nimekirjad kõikidest koostööpartneritest, kellega ta saab ennast võrrelda siis täpselt nende samade kvartaalsete näitajate käive, töötajate arv, tasutud maksud ja koostada graafikuid siis ja ennast siis panna võrdlusesse oma kas koostööpartneritega või otsida täiesti uusi ettevõtteid piirkondlikult ja ennast nendega võrrelda.
et kuidas ma olen näiteks Läänemaa ettevõte, et kuidas ma selles piirkonnas ja selles nii-öelda tegevusalas siis teiste nii-öelda konkurentidega ka suhestun. Just. See tundub küll väga kasulik olevat. Okei, aga lähme nüüd selle hinnangute, selle põnevama osa juurde tagasi, et kas ma olen õigesti aru saanud, et siin on tegemist mingi täiesti ainulaadse teenusega, et midagi sellist tegelikult kusagilt mujalt turult ettevõtjal saada ei olegi? Jah, suures osas ongi tegu maksusaladusega, ehk et me ei taha konkureerida kõikide eraettevõtjatega, kes pakuvad ka erinevaid siis hinnanguid või skoore ettevõtjatele nii enda kui koostööpartnerite hindamiseks, aga seal on tõesti palju erinevaid kriteeriume, näiteks majandusaasta aruandest võetud näitajad ja nende pealt siis arvutatud skoorid, kuid meil on tegu siis tõesti ainult EMTA omanduses ja EMTA-le esitatavate andmetega ja nende põhjal siis hinnangute andmisega. Kuna sa ütlesid ka sõna maksusaladus, siis ma küsin nüüd ka kohe ära, et kuidas see maksusaladus siis seal nagu kaitstud on, et kas teised näevad siis ka minu ettevõtte kohta minu maksusaladusi? Ei, et maksusaladust näebki vaikimisi ainult enda ettevõtte vastutav isik ehk juhatuse liige. Ja kui ettevõttest keegi teine siis soovib sinna ligipääsu saada, kas raamatupidaja, finantsjuht, keegi kolmas, siis juhatuse liige peab selleks siis andma vastavad õigused raamatupidajale või kolmandale isikule, aga hinnanguid siis näeb ainult ettevõtte esindaja ise. Ja teeme ühe asja veel ka kohe selgeks, et kas selle uue teenuse kasutamine on siis kohustuslik ettevõtjatele? Uue teenuse kasutamine on vabatahtlik, aga nagu ma mainisin, siis see tõesti toimib nagu virtuaalne audiitor ehk et kui ettevõtja teeb sealt saadud tagasiside pinnalt kõik asjad korda, siis ongi temale pöördumise vajadus meil siis väiksem. Ehk et me tõesti loodame, et kõik ettevõtjad võtavad selle kasutusse ja iseeneslikult siis parandavad oma käitumist, kui seal nii öeldud on. Aga Kaili, räägi nüüd natuke täpsemalt, et maksukäitumise hinnangud, see juba viitab, et neid on nagu mitu, et mis selle teenuse sees nüüd nii-öelda nagu täpsemalt on ja mida ettevõtja sealt siis ka näeb ja kuidas see kõik nagu saadud on? Meil on siis tõesti hinnangud jaotatud kahte plokki. On maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang. Maksukuulekuse hinnangu all vaatame peamiselt seadusest tulenevaid andmeid. Kas ettevõtjal on võlg näiteks, kas see on ajatatud, kui ettevõttel võlga ei ole või see on ajatatud, on ta täiesti selles näitajas näiteks roheline. Kas ettevõttel on deklaratsioonid esitatud, kas need on esitatud tähtaegselt ja kas deklaratsioonides esineb vigu. Siis on meil selline näitaja nagu maksumenetlused ehk et kas ettevõtte kohta on viimase 12 kuu jooksul läbi viidud maksumenetlusi, mis on lõppenud sellise tulemusega, et me oleme avastanud puudusi. Lisaks siis vaatame, kas ettevõttel on tolli ja maksualaseid süütegusid, et meil on olemas süütegude näitaja. Lisaks siis vastutava isiku taust, kus näiteks vaatame seda, kas juhatuse liige on eelnevates äriühingutes tekitanud ka selliseid võlgu, mis on sinna ettevõttesse maha jäänud. Lisaks siis seadusest tulenevatele kohustustele hindame siis maksukuulekuse hinnangus ka keskmise töötasu näitajat, mis viitab siis ümbrikupalgale. Et kui see on liiga madal. Kui siis ametikohapõhine keskmine töötasu on ettevõttes oluliselt madalam kui Eesti keskmine, siis me ütleme, et ettevõtja peaks oma andmed üle vaatama. Et kas tal on ikka kõik töötasud deklareeritud kenasti? Absoluutselt. Et see on see koht nüüd, kus maksuaudiitoril läheb punane pirnike pea kohal põlema või kollane, et kui teil on seal nii väike palk, siis me tahame sinna sisse vaadata, et ega seal ei ole ümbrikupalga maksmist. Just.
aga see ei tähenda iseenesest, et kindlasti makstakse, eks ole, see on risk. Et see on risk, mille ettevõte peaks üle vaatama, kui tal on argumenteeritud faktid, et see tõepoolest nii on, siis ta saab alati meile pöörduda ja teada anda ning me saame need asjaolud üle vaadata. Aga teine hinnang siis on maksuasjade korrasoleku hinnang, mis siis põhineb peamiselt käibedeklaratsiooni, tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni ja töötamise registri andmetel. Et seal on meil siis niisugused näitajad nagu ost ja müük, kus me siis vaatame ostu ja müügi alt deklareeritud andmeid ja nende õigsust. Siis töötamise registri all on sellised vead näiteks, kus isik on registreeritud sünniajaga, aga peaks olema isikukoodiga. Et kui me siis sellise info kuvame, siis me ootame, et ettevõtja need andmed sealt korda teeks. Ja ühtlasi on meil siis selline näitaja nagu maksustatavad kulud, kus näiteks toome välja, kui ettevõte ei ole Maanteeameti registris teinud märget, et tal on sõiduauto ametisõitudeks kasutamiseks, aga ei ole ka maksnud erisoodustusmaksu. Ühtlasi on meil siis seal all selline näitaja nagu muud tähelepanekud. Muud tähelepanekud kuidagi maksuasjade korrasoleku hinnangut ei mõjuta. Et seal me anname lihtsalt selliseid pehmemaid indikatsioone, näiteks kui ettevõtte koostööpartneri juhatuse liige on vahetunud ja siis juba ettevõtja saab ise otsustada, kas tal on vaja mingeid täiendavaid kontrolle teha koostööpartneri kohta või on see info talle juba teada. Tundub väga selline vajalik abimees nii-öelda laiema info jaoks kui samas ka raamatupidajale, sest kõik on inimesed võivad vahel eksida kas või mõne deklaratsiooni sisestamisel, et siis ei pea tulema kunagi hiljem Maksu- ja Tolliametis selle kohta kiri või mingi menetlus, vaid ta tegelikult näeb sealt kohe ära, et siin on juhtunud apsakas ja saab kohe ära parandada. Just. Ehk et tegelikult kõik need andmed on kogutud ühte kohta, et tõesti me ei pea siis erinevate asjade pärast saatma talle erinevatel perioodidel kirju, vaid kui ta vaatab seda teenust, siis ta saab jooksvalt oma asjad korda teha. Ja tõesti kasulik tööriist nii juhatuse liikmele, kui kindlasti soovitame ka õigused edasi anda raamatupidajatele, kes tegelikult igapäevaselt ju deklaratsioonide ja andmetega tegelevad ja saaksid need asjad veel kiiremini korda teha. Nii et hoiab kokku nii ettevõtja ja raamatupidaja aega kui ka tegelikult riigi aega ja raha, et kahepoolselt. Just. Nii, aga Kaili, kui mina nüüd olen ettevõtja ja mul on seal kõik kenasti rohelises, et kas ma võin nüüd olla täitsa kindel, et ma ei pea üldse muretsema, et minu poole EMTA nüüd ei pöördu kunagi. Antud hetkel ma usun, et sa võid rahulikult magada. Aitäh! Jah, aga samas sa kindlasti esitad ka täiendavalt andmeid, käibemaksudeklaratsioone, tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioone, nii et tegelikult on andmed kogu aeg uuenemisel. Et kui sa ei soovi tõesti teenust regulaarselt külastada, siis saad sa teenuses endale tellida sellise teavituse, et olen praegu roheline, aga kui minu hinnang peaks muutuma, siis teed sinna teadete kohta linnukese ja selle kohta siis tuleb sulle kas teenusesse või siis e-maili peale teavitus, et nüüd on see koht, kus sa oled muutunud kas kollaseks või roheliseks ja palun vaata oma andmed uuesti üle. Aga kui mul nüüd kõik ei ole ikkagi päris rohelises, et mis ma siis teen, et kas ma saan kuskilt mingeid õpetusi, et kas ma saan sealt väga täpselt aru, mida ma nüüd muutma või parandama peaksin? Jah, sa saad sellest täpselt aru, et seal teenuses siis saab navigeerida kenasti näitajapõhiselt ja ka seal on siis iga kuu kohta oma post, kuhu peale siis liikudes kuvame täpselt ettevõtjale siis selgituse ja ütleme, mis selle teema alt vajab korda tegemist. Nii et väga lihtne. Aga kui ma olen korda teinud, et kas ma pean siis kuidagi EMTA-le helistama või kirjutama, et ma nüüd tegin korda selle? Ei, tegu on siis igaöise andmetöötlemise protsessiga, kus kui sa täna teed oma asjad korda, siis homme vaatad teenusest ja need andmed ongi selle pinnalt muutunud. Nii et meid teavitada ei tule.
tuleb teavitada ainult sellisel juhul, kui sa tõesti ei ole nõus meie hinnanguga või ei saa aru, miks see selgitus sulle selliselt antud on ja siis juba saame need andmed koos üle vaadata ja vajadusel teie või meie parandused sisse viia. Ma just tahtsingi öelda ka, et juba nimi hinnang mõnes mõttes viitab sellele, et see ei ole kivisse raiutud tõde, et selle üle on võimalik ka nii-öelda läbi rääkida või küsida, miks ma just kollases või punases olen, aga see siis ilmselt tähendab ka seda, et Maksu- ja Tolliamet siis vaatab minu andmetesse ka nii-öelda sügavamalt sisse, kui ta muidu teeks. Absoluutselt, et siis ikkagi me tavapäraselt suhtleme teiega, vaatame koos andmed üle ja siis otsustame, kumma poolt see parandust vajab. Et võib ka hullemaks minna tegelikult. Ikka võib. Okei, ettevõtte juht või juhatuse liige näeb seda teenust juba automaatselt, kui ta EMTA-sse sisse logib, raamatupidajale saab ta seal õigused anda. No aga ma tahaks oma äripartnerile ka näidata, et ma olen nii usaldusväärne, et minuga võib tehinguid teha või vastupidi, tahaksin oma äripartneri kohta hoopis ise vaadata, et kuidas temaga lood on või sellest me juba rääkisime, et see info ei ole avalik, aga ma tahaksin tema käest võib-olla küsida, et näita mulle oma hinnangut, et kas selline variant on olemas? No meie seda nüüd soovitada täna ei saa, aga meie funktsionaalsus siis järgmise aasta kevadel võimaldab siis ka hinnanguid jagada või avalikustada. Nii et seda on päris palju küsitud, täpselt seesama, et tahan ka oma tehingupartnerite silmis usaldusväärne välja paista. Nii et tõesti järgmise aasta kevadel me plaanime selle osaga ka välja tulla. Et praegu seda võimalust veel ei ole, aga arendused käivad ja tekib mingi nupp selline sinna teenusesse. Okei, ootame nuppu, et seda on tõesti palju küsitud. Nii, aga teenus on uus, et avatud alles juuni lõpust, vahepeal oli suvi, puhkused, selline rahulik aeg, et aga kas juba on hakatud seda teenust siis ka üles leidma ja kasutama, et kuidas läinud on siiani? Läinud on väga hästi, et tõesti puhkuste periood eriolukorra järgselt meid on tegelikult juba kasutanud ja meie teenust on siis vaadanud 17 000 ettevõtet, mis on circa 12% kõikidest nendest, kes hinnangud meilt saavad. Aga tagasiside on olnud väga positiivne. Oleme mitmeid asju saanud lahendada nii enda kui ettevõtja jaoks. Nii et ka konverentsidel käies raamatupidajad tegelikult tõdevad, et see on nende jaoks hea tööriist. Aga kui nüüd Maksu- ja Tolliameti poolt sinna hinnangutesse sisse vaadata sellist nagu suur pilti, et milline see üldpilt on, et kui maksukuulekad ja hea maksukäitumisega meie ettevõtjad on? Meie ettevõtjatel läheb tegelikult väga hästi, et statistiliselt 66% ettevõtjaid on meie andmetel rohelised ja siis 11% kollaseid ja 23% punaseid ja see kuskil seal niimoodi stabiilselt kuusse tegelikult hetkel ka on. Aga loomulikult me ootame, et kõik meie teenust vaatama tuleksid ja roheliste arvukus tõuseks veelgi. Kas sa seda tead, et kas rohkem käivad vaatamas rohelises või punases olevad ettevõtted? Oled sa niipidi vaadanud? Ei tea, et nii detailset jälgimist me täna veel ei tee. Aga mis need põhikohad on, need põhimured, mis ettevõtte kollasesse või punasesse viivad, et kus need põhilised eksimused kipuvad olema? Täna kõige suurem osakaal tõesti on ümbrikupalgal ehk et kuhu me EMTA-na üldiselt oleme ka oma fookuse pannud, et me soovime, et kõik ettevõtjad tasuksid õiglast töötasu ja kui see on siis ametikoha põhiselt oluliselt madalam, siis suurel hulgal ettevõtjaid saab selle selgituse. Kui circa 10 000 ettevõtjat on siis on saanud ametisõitudeks registreerimise selgituse, kus me ütleme, et kas ta peab siis selle registreerima Maanteeametis ametisõitudeks või tasuma erisoodustusmaksu. See on siis ettevõte, kellel on auto,
aga me ei saa aru või Maksu- ja Tolliamet ei saa aru või ei tea, et kuidas seda täpselt siis kasutatakse ja maksustada, on ju? Just, et seadusest tulenevalt ta peab selle siis registreerima kas ametisõitudeks või tasuma erisoodustusmaksu, kui sellega tehakse ka erasõite. Ehk et ta ei ole siis teinud emba ega kumba. Lisaks siis on meil ikkagi päris palju käibedeklaratsiooniga hilinejaid, korduvaid hilinejaid ja ka võla näitaja, mis nüüd siis eriolukorrast tulenevalt ilmselt ka kerkis, loodame, et see ka stabiliseerub, aga need on need siis põhilised nii-öelda selgitused, mis muudavad täna meie ettevõtjad kas kollaseks või punaseks. See vist ongi see koht, kus ka öelda, et kui võlg on, et siis võlga tasub tulla ajatama, et siis see ka kohe tõmbab jälle rohelisse ja muide eraisikud ka, et siin 1. oktoober oli just tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg ja ka maamaksu tasumise tähtaeg, et kui on raskusi, et siis tasub tulla ja see võlg ajatada, et siis ei hakka ka intress jooksma. Aga üks uus asi on sinna teenusesse veel tulemas, et sa ütlesid ka, et see teenus meil kogu aeg uueneb, et ta ei ole nüüd niimoodi valmis, et nüüd ta selline on, et sa kogu aeg arendad seda, et mis see uus asi on, mis sinna oktoobri lõpus nüüd lisandub? Oktoobri lõpus lisame siis maksuasjade korrasoleku hinnangule ühe näitaja juurde, mille nimi on siis väljamaksed ja seal me siis vaatame TST põhiselt, mis väljamakseid ettevõte on teinud. Ütle ka igaks juhuks, mis on TST. Ja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon. Ja näiteks siis sellised juhud, kus juhatuse liige ei ole pikka aega saanud või maksnud endale siis töötasusid või siis ettevõttel on maksustatav käive pikemat aega, aga tal ei ole töötajaid ei töötamise registris ega teinud ka väljamakseid. Nii et sellise info me sinna kuvame ja palume taas ettevõtjatel see üle vaadata, kas on vaja täiendada siis ühte või teist poolt. Aga küsin veel sellist asja, et tundub väga oluline, samas ka üsna keeruline niimoodi kuulates, et kas see keskkond seal teenuses on siis selline, et inimene, kes võib-olla ei ole ka väga IT-proff, et kui ta sinna läheb, kas ta suudab seal liikuda, käituda, saab ta aru, mis temast seal tahetakse või vajab see mingit eraldi õppimist, mingite juhendmaterjalide läbilugemist? Teenus on endale omaselt lihtne ja mugav. Et tõesti sinna sisse logides saad kohe aru, kuhu sa navigeerima pead ja mida need värvid sulle ütlevad ning kus leida üles siis selgitused, mis vaja korda teha. Aga samas meie kodulehel on ka kättesaadav juhendvideo, mis siis juhendab, kust midagi näeb ja kuidas teenust kasutada. Aga piilumegi korra sinna keskkonda sisse ka, et näitame väikest juppi lihtsalt sellest juhendvideost, et vaatajad saavad aimu, milline see teenus üldse välja näeb, et võib panna peale.
nii selline see maksukäitumise hinnangute teenus välja näeb. Põhimõtteliselt on ju võimalik siis igal ettevõttel sinna teenusesse sisse minna, vaadata, milline ta paistab ja kui midagi on kollases või rohelises, teha sisuliselt oma maksukäitumises restart, teha kõik asjad jälle ilusti korda ja Maksu- ja Tolliamet tuleb siin ka appi. Absoluutselt, et me loodame, et kõik ettevõtjad saavad seda kasutama ja tõesti meie vabatahtlik maksukuulekus tõuseb tänu sellele teenusele. Ja ootame siis kõiki ettevõtjaid, kes juba käinud on või kes ka veel ei ole käinud EMTA-s seda uut teenust vaatama. Ja mis siis ikka, suured tänud vaatamast, kuulamast. Aitäh! Head ettevõtluspäeva jätku!